Tere! Mina olen Irvese Hillar ja su esi siin minu all on Tammula järv. Inimese elasiva siin juba ammu, inne viil kui tänapäeva inimene võis aega arvatama hakata. Kes tahad seost rohkem tiida, mingu Võrumaa muuseumi ja kaegu perra oma silmaga, mida arheoloogi oma välja kaevanud ja sinna pannud. Aga läks väga palju aegu müüda, enne kui kes Rinna Katariina Tõne on see käsu, et üks linn siia piirkonda tulla rajada. Ja leiti, et kõik see parem kotus seal linnajaos olevat siin Tammula järve kaldal. Ja mul on ütlemata hää miil, et nii lätse. See järv oma võimalustega on võrukatele andnud suurepärase sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluse. Näites meie armastatud laulja Georg Ots olla kõva ujuja. 1931. aastal võttis seda kätte ja ujus üle Tammula järve. Võitsi ära pikamaa ujumise võistluse. Tänapäevani peetas seda meelen. Iga aasta käib rahvas siin tema mälestuseks ujumas. Tänavu 2021. aastal sai juba 40 aastat, kui nakati ümber ta järve jooksma. Võrumaa spordiinimese on nüüd kõik ne jooksu kokku korjanud ja teinud pikamaa jooksusarja. 2006. aastal aga sai alguse Võhandu maraton. Just siit Tammula järvelt startisid esimesed paadid. Toona küll 23 paati õnne, aga haigupidi see kasvas ja tähemba on see jõudnud maailma suurimasse harrastamismaratonis. Iga aasta lähed siit veele enam kui 1000 paatkonda. Et mööda Võhandu jõge sõita Võõpsu välja. See on üks ütlemata vinge 100-kilomeetrine lugu. Ma võiks öelda isegi nii, et üks likke laulupidu. Aga Võruka omava julgel ja võimsale teinud vingeid asju. Seesama silt siin selja taga. See ole ikka kogu aeg sääne olnud. See oli kitsas lagunenud puupurre. Ja kahe Võruka võtse kätte ja ehitasi purde asemele üte Eesti ilusama ja pikima rippsilla. Seesama promenaad siin, mille kaldal ma õigemini veen ole praegu, rajati samamoodi. See pea 2 kilomeetrit pikk. Ma võin öelda, et Võruka Võro süda ei värise. See on kimmas ja ei pelge midagi.